Nii. Tere! Täna oleme jõudnud Örjenseele 90 päeva võiduks raamatu lugemisega peatükini 5. 5. peatüki pealkiri on Sõnasta oma eesmärgid. Donald Trump on öelnud, kui sa juba nagunii mõtled, siis miks mitte mõelda suurelt? Aristoteles oli kuulus filosoof ja väga mitmekülgne teadlane vanas Kreekas. Ta elas seal poolsaarel rohkem kui 2000 aastat tagasi. Ühel päeval tuli üks noor mees Aristotelese juurde nõu küsima ja ta ütles, mul on nii palju asju, mida ma tahan ära teha. Ma olen töötanud meeletult palju, aga ma ei suuda ikka mingisugust edu saavutada. Minu eesmärgid libisevad mul käest kohe, või just siis, kui olen neid saavutamas. Olen täiesti alla andmas. Mida ma peaksin tegema? Noormees, tule mulle järele, ütles Aristoteles. Nad jalutasid ja läksid ookeani äärde. Kui nad kaldale jõudsid, siis imestas noormees, mida see Aristoteles talle küll näitama hakkab. Aga Aristoteles jätkas kõndimist ja jalutas merre. Kui meri jõudis põlve kõrgusele, siis ei pidanud noormees vastu ja küsis, kuidas sa saad mulle edu saladusi meres näidata? Aristoteles ei vastanud midagi. Kõndis edasi. Kui vesi jõudis vöökohani, siis muutus noormees väga kannatamatuks ja küsis uuesti. Kuidas sa saad mulle edu saladusi meres näidata? Aristotel seisis vaikselt, nagu mõtleks järele, aga ühtäkki haaras ta noorest mehest kinni, tema vöökohast, tema juustest ja lükkas ta üle peakaela vee alla. Ja vaid väike hetkeke enne seda, kui noormees oleks uppunud, lasi Aristoteles ta lahti. Poiss hüppas püsti, ahmis õhku, aga Aristoteles lükkas ta uuesti vee alla. Sel korral uputas ta teda pikalt. Peaaegu uppununa hakkas poiss juba alla andma ja lõpetas võitlemise. Aga siis lasi Aristoteles ta lahti. Poiss haaras ahmis õhku ja kui ta uuesti rääkida suutis, siis ta karjus hirmunult ja vihaselt. Mida sa teed, kas sa tahad mind ära tappa? Ja siis Aristoteles vastas talle. Kui sinu soov edu saavutada muutub sama tugevaks, nagu sinu soov hingata oli, siis saavad kõik su unistused tõeks. Meil kõigil on hästi palju unistusi ja soove, aga on ka palju takistusi, mida tuleb ületada. Aristotelese lugu näitab meile, et peame leidma enda seest jõu, mis on piisavalt tugev selleks, et meid meie unistusteni viia. Ja erinevates eluvaldkondades konkreetsete eesmärkide seadmine aitab meil seda jõudu leida. Millised on sinu eesmärgid järgnevaks 90 päevaks? Kas sa annad alla ja upud või on sinus piisavalt tahtmist elada ja võita? Täiskäik või poole auruga? Mis sa arvad, kui üks rahvusvaheline lennufirma teeks eripakkumise, mis annaks sulle lendamiseks poole odavamad hinnad? Aga ütleme, et see pakkumine on nagu omamoodi eksperiment ja see lennufirma eesmärk on ka oma kulusid kokku hoida sellega, et nad on instrueerinud oma lendureid sõitma poole kiirusega. Et niipea, kui lennuk hakkab õhku tõusma, võtavad nad gaasipedaalilt jala ära. Ja kui juhtub midagi ja lennuk ei lenda, siis nad lubavad, et nad annavad sulle sinu raha tagasi. Kas sa oleksid nõus sellise pakkumise kasutamisega? Ma ei usu, et keegi oleks, mina kindlasti mitte. Paljud inimesed teevad samasuguse vea, kui nad alustavad võrkturunduse äriga. Nad keskenduvad ettevõtmisele põhjalikult esimese paari nädala jooksul. Umbes samamoodi nagu lendur, kui ta on lennurajal.
starti alustamas. Aga kui nad on sõitma hakanud, siis võtavad tempo maha ja maanduvad ebaõnnestunult avariiga. Ja siis imestavad, mis valesti läks. Tegelikult on meil kõigil vaja arvestada, et võrkturunduse äri ehitamine võtab aega. Esimesed 90 päeva on kõige olulisemad. Ja sul on vaja otsustada, et sa panustad endast 100%. Ma ei pea silmas seda, et sa peaksid kogu oma aja selle tegevuse peale panema. Aga sa peaksid kogu aja, mida sul võtta on, kasutama võimalikult efektiivselt ja fokusseeritult. Aga me ei ole ilmselt harjunud tegema tulemustele orienteeritud tööd. Aga võrkturunduses on nii, et kui sul on eesmärk raha teha, siis tuleb aru saada, et ainuke viis raha teha on sellest, kui sa müüd tooteid ja teenuseid. On 3 tegevust, mis annavad sulle tulu. Esimene, toodete teenuste müük. Teine, uute partnerite värbamine. Kolmas, uute partnerite arendamine, et nad hakkaksid samuti tegema esimest 2 tegevust, ehk siis toodete ja teenuste müüki ja uute partnerite värbamist. Sul tuleb ise võtta vastutus oma edu eest. See äri võib teha sind väga rikkaks lühikese aja jooksul, tavaliselt 3–5 aasta jooksul. See pingutus, mille sa alguses teed, määrab sageli ära sinu tulemused. Seega kasuta oma esimest 90 päeva targalt ja loo momentum. Eksponentsiaalne kasv. Eksponentsiaalne kasv on see, et 2 saab 4, 4-st 8, 8-st 16. Või siis näiteks 4-st 16, siis 64, siis 256. Või 7-st 49, 343, 2401. Ma näitan seda tabelit lähemalt, sest siit on tore neid numbreid vaadata. Et ilusad suured numbrid, mis saavad alguse väikesest. Ja see kasv ongi meie ärikasvu aluseks. Need numbrid, see numbrijada selles ruudukeses näitab tegelikult ära selle, kui oluline on sinu enda algne pingutus. Et me saame aru seda tabelit vaadates, et meie enda pingutuse duubeldamine või 3-kordistamine võib vastavalt 15 või 150-kordselt tulemusi suurendada. Samamoodi nagu raketil on vaja kriitiline kiirus saavutada selleks, et orbiidile lennata, on sul endal vaja luua kriitiline mass partnereid, et tekkima hakkaks dubleerimine. Pane kirja oma järgmise 90 päeva eesmärgid. Ja see on see koht, vaata, kus me võiksime kõik teha väga hoolikalt kaasa need harjutused, eks ole. Ja eesmärgid siis järgnevad. Esimene. Ma leian nii ja naa mitu klienti. Ehk siis, mitu klienti on sul plaanis 90 päeva jooksul leida? Ma liidan nii ja naa mitu partnerit. Ehk siis mitu partnerit kavatsed sa 90 päeva jooksul liita. Mul on vaja teenida nii ja naa palju raha. Ehk siis paned kirja selle summa, mida sa soovid sissetulekuna saada. Ja mul on kavas saavutada see ja teine tiitel. Ehk siis, mis tasemele tahad sa jõuda. Et need konkreetsed eesmärgid, kliendid, partnerid, sissetulekunumber ja tase, mida tahad saavutada järgmise 90 päeva jooksul, peaks kirja panema enda jaoks. Ole kohal kõikidel tiimi üritustel. Me räägime küll kogu aeg, et võrkturunduses igaüks on iseenda peremees, aga me ei ole kunagi üksinda. Me oleme osa tiimist. Ja sinu tiimis on paljud enne sind saavutanud asju, mida sina tahad saavutada. Nad on kogenud, kuidas seda teha. Seega on üsna oluline edasijõudmiseks, et sa kuulaksid oma liidreid ja teeksid täpselt nii, nagu nad ütlevad.
Isegi kui sulle tundub, et see räägib vastu sellele raamatule siin. Loomulikult ei tohiks teha midagi illegaalset ja seda tuleb silmas pidada. Ja kui sinu liidrid teevad midagi, mis on täielikus vastuolus selle raamatuga, siis ole hea, anna neile see raamat lugeda ja vahetage sellel teemal arvamusi, et võib-olla see teeb ka teie ärisüsteeme paremaks. Aga mina olen leidnud, et kõige lihtsam viis tulemusi saavutada on alati osa võtta kõikidest tiimisündmustest. Ja pea meeles seda ka, et sinu korduvtulu on juhtimistulemuslikkuse näitaja. Minu kogemuses on need asjad üks-ühele seotud. Sa ei saa olla parem liider, kui sa oled tiimiliikmena. Ehk siis, mida parem oled sa tiimiliikmena, mida rohkem sa panustad tiimi, seda parem liider ka sinust saab oma tiimile. Selles mõttes on tore, et meie äri iseloomustab see mõte monkey see, monkey do, ehk mida näed, seda teed järele. Ja sina oled selles äris nii-öelda meisterpärdik, eks ole. Et see monkey see, monkey do on see, et ahvike näeb, ahvike teeb. Ja sina ise pead siis olema parim ahvike selles pildis. Siin on veel üks vahva tabel. Aga jah, siin on nagu 4 tüüpi sellised tiimiüritused toodud. Ehk siis need on siis kodused kohtumised ehk tooteesitlused, siis on äriesitlused, on äriplaneerimissessioonid ja see on umbes nii, nagu nüüd 6. juunil tuleb, eks ole, see BPS ehk Business Planning Session. Ja siis on eraldi siis ka tootekoolitused toodud. 4 erinevat tüüpi selliseid tiimiüritusi ta nimetab. Peatükk 6. Hoiak, suhtumine. Üks võimalus ahvi kinni püüda on see, et me hangime purgi ja paneme sinna sisse pähklid. Ahv paneb oma käe purki selleks, et sealt pähklit võtta. Aga kui ta tahab oma kätt välja tõmmata purgist, siis ta on pähklid võtnud pihku ja teinud rusika nende ümber. Ja purgi ava on liiga väike, et kätt kätte saada. Kui ta pähkleid käest lahti ei lase, siis ta jääb purki kinni ja jahimees saab ta kätte. Ja kogemus on näidanud, et kõige hullem on see, et ahvid ei õpi mitte kunagi. Kui ta korra sealt purgist lahti lasta ja järgmine kord jälle see ülesanne talle ette anda, siis ta topib taas oma käpakese sinna purki ja haarab pähklid ja jääb kinni. Inimestel on natuke parem võime õppida oma isiklikest ja teiste vigadest. Seega soovitan tungivalt, käi kohal kõikidel oma ettevõtte üritustel ja koolitustel. Siin on selline tujuduste pildike ka sellest ahvist lihtsalt, et meelde jääks see ahvi näide. Isiklik areng. Üks kõige suuremaid kingitusi, mida sa saad endale teha, on see, kui sa õpid ennast ise julgustama. Kujuta ette ühte väikest tüdrukut, kes karjub oma ema peale raevuhoos, öeldes, et ma vihkan sind. Karistuse hirmus jookseb ta minema ja nutab. Ma vihkan sind, ma vihkan sind, ma vihkan sind. Ta jooksis mäe servale ja sealt orust kajab talle vastu. Ma vihkan sind, ma vihkan sind, ma vihkan sind. Üllatunult sellest, et heli talle vastu kõlab, jookseb tüdruk tagasi oma ema juurde ja ütleb, et seal kusagil väljas on üks väike tüdruk, kes teda vihkab. Ema vastab talle ja ütleb, et aga mine tagasi ja ütle, ma armastan sind, ma armastan sind, ma armastan sind. Ja tüdruk teeb nii ja avastab õues olles, et seal kusagil orunõlval tema vastas on tõesti üks väike tüdruk, kes hüüab talle vastu, ma armastan sind, ma armastan sind, ma armastan sind. See on hea lugu ja hea näide sellest, kuidas meil peaks olema alati optimistlik vaade oma elule ja sündmustele.
ja see tuleks muuta üheks osaks oma isiksusest. Kui me jõuame pärast rasket tööpäeva koju, on oluline ennast ise julgustada ja kiita ja tänada kõige selle töö eest, mida sa oled teinud, hoolimata sellest, mis olid selle tulemused. Sul on piisavalt aega eduni jõuda ja vigadest õppimine on üks olulisi asju, mis aitab sul seda edu luua tulevikus. Ainus viis ebaõnnestuda võrkturunduses on olla hävitaval moel enesekriitiline, sest siis sa kaotad kogu oma entusiasmi, rõõmu, kire ja kõik selle, mis tegelikult moodustabki selle nii-öelda millegi või toote, mida me müüme oma klientidele ja uutele partneritele. Sa kaotad igasuguses ära. Hea näo tegemine. Me elame võistluslikus maailmas ja kui me räägime sellest, et me peame müüma ja turundama otse lõpptarbijale, siis pea meeles, et sa ei ole üksinda. Sinu potentsiaalsed kliendid võrdlevad sind väga kiiresti teiste ettevõtetega, teiste sissetulekuvõimalustega, teiste tootegruppidega. Normaalselt võib eeldada, et neil on sinu suhtes negatiivsed, halvustavad mõtted, kui sa iseennast õigesti ja korralikult ei positsioneeri. Iga sõna, mida me kasutame, loob meie peas mingi kujutluse. Me oleme piltides mõtlejad. Pigem inimesed mõtlevad piltides, mitte lausetes ja sõnades. Selleks, et sellest paremini aru saada, võime kasutada näidet autotööstusest. Kui sa mõtled autode peale, siis see, kuidas sa Toyota autot tunnetad, on midagi hoopis muud kui see, kuidas sa Jaguari tunnetad. Kui sa tahad, et sinu äri oleks Jaguar või Mercedes, siis sa peaksid sellest rääkima sellisel viisil, mis annab Jaguari või Mercedese seosed. Väljendid, mis tavaliselt tekitavad positiivseid seoseid, on veetlevad, usaldusväärsed, põnevad. Hästi levinud viga on see, et me kipume oma kontakte üle koormama. Meil tuleb tähelepanelik olla, et me ei räägiks liiga palju. Eriti nende inimestega, kes ei tea meie ärist väga põhjalikult. See on see, nagu siis tekib olukord, kus sa üritad kirjeldada Jaguari, aga tegelikult kirjeldad vana Žiguliid või Ladat. Kui sa ei tea päris täpselt, millest sa räägid, siis inimesed saavad sellest päris täpselt aru. Ole täpne, ole uhke ja ole enesekindel, kui sa räägid toodetest, oma ettevõtte visioonist ja arengu ja kasvamise võimalustest. Võrdle oma äri teistega, kes on juba edukad. Ja minu parim näpunäide või soovitus sulle on see, et võtta alati oma sponsor kaasa kõikidele oma kohtumistele, kuni tunned, et oled ise piisavalt kompetentne. Nii, ja viimane tänane peatükk. Tunne oma tooteid. Gilletti firma juht on öelnud, mul on igal hommikul tohutult hea tunne, kui ma ärkan üles ja tean, et 2 miljardit meest hakkavad kohe-kohe habet ajama. Võrkturunduses saame me tasu iga kord, kui keegi kasutab meie toodet või teenust. Seega on oluline kaitsta oma sissetuleku võimalusi. Suur osa tööst on õpetada oma klientidele, kuidas sisseoste sooritada. Lisaks ma soovitan seda, et sa ostaksid endale kogu oma tootesortimendi või kasutaksid kõiki neid teenuseid, mida sa turundad. See võib tunduda, et on pisut palju, aga plusspoole peal on see, et sul tekib oma isiklik kogemus, mida sa siis inimestele jagada saad, et sa tunned oma tooteid. Faktide asemel jaga inimestega kasu, mida nad toodetest saavad. Faktid
su toodete ja teenuste kohta on olulised selleks, et tekiks enesekindlus ja usaldus toodete vastu. Aga müügi seisukohalt on palju kasulikum teada täpselt, mis kasu sinu tooted annavad. Me ei pea teadma kõiki fakte. Selleks on meil eksperdid ja meie eksperdid ja teadlased enamasti oskavad asju seletada teaduslikult palju paremini kui meie. Aga mida meie peaksime tegema, on see, et meil tuleb kokku koguda erinevad kogemused inimestelt, kes on meie tooteid kasutanud ja teenuseid kasutanud mingi aja vältel. Et mida nad on saanud, mida nad on saavutanud. Lisaks tuleks endal selgeks õppida meie nii-öelda bestsellerite või kõige paremini müüdavate toodete eelised ja neid väga hästi ja oskuslikult edastama õppida. 5 võtmetegevust siis toodete koha pealt või teenuste koha pealt. 1. Kasuta ise kõiki tooteid, mis teil pakkuda on või teenuseid, siis kui on teenusefirma. 2. Näita ja demonstreeri tooteid oma suhtlusringkonnas. 3. Anna tooteid kasutada inimestele, kes tahavad saada võrkturundajateks või kes juba võrkturunduses tegutsevad. 4. Kingi tooteid inimestele sobivatel juhtudel. 5. Leia kliente, kes ostavad regulaarselt või hakkavad püsitellijateks. Sellega lõpetame siinkohal, järgmine kord jätkame peatükiga 8.